6. käik. Tere, kallid rallisõbrad! Ütleme teile pühapäeval Soome ralli lõpetuseks 6. käigu stuudiost saatejuht Gunnar Leheste, ekspert Roland Poom. Nagu alati. Pane mul häält ka nüüd. Sa vaigistasid mu siin samal ajal kui sotsiaalmeedia sisulood. Tundub, et ikkagi see multitasking ei ole sinu leivanumber. Peab harjutama. Ekspert Roland Poom sai siis öeldud, täna on selga pannud Rally Estonia särgi. Jaa, ma ikkagi rallisaadet teeme, siis ainsad rallisärgid, mis mul kapis on Rally Estonia särgid. Ja muud ei olegi kahjuks. Aga kokkuvõttes võib öelda, et oli see vast ralli. Peaks ütlema ohohoho, nagu see reedene katse. Nagu katsenumber, mis iganes 4 või 5. Vist oli 6-9. No päris raju. Täiesti ausalt ütlen, ei osanud oodata midagi sellist ja Soome puhul üldse tegelikult võib-olla nii rohkete väljasõitudega rallit ei mäleta nüüd viimastest aastatest. Ma loodan, et ma nüüd täiega metsa ei pane, aga tõesti ei meenu kuidagi, et kõrgemas klassis nii palju juhtunud oleks. Kui Juha Kankonenile ei meenu 40-aastase ajaloo jooksul sellist Soome rallit. Kuigi vanadel meestel kipub see lühimälu olema nagu kehva moodi. Ja mina noorema meena siis jah, ma ütlen ka, et ei meenu. Minu ralli vaatamise aja jooksul ei meenu. Raju oli see. See oli raju. Isegi ei tea, kust nagu alustada. Võib-olla kuulaks ära, mis Kaspar rääkis vahetult enne, kui sa stuudios sisse tulid, tegime väikse kõne temaga ja siis hakkame rääkima sellest sekundidraamast, katusedraamast, ma ei tea, katusedraamasid vast tükki 10 saame kokku ja siis vaata, kuhu me saate lõpuks välja jõuame. No teeme nii. No nii, Kaspar, kas sarnaselt Oliver Solbergiga oled ka võtnud tablette, nimelt siis peapööritustablette, sest oli vist päris pöörane ralli ja tänane päev sinna otsa? No tervist ka minu poolt. Ei päris tablettideni ei jõudnud, aga see oli ikka üks ulmelisi pöördet täis nädalavahetus, et kui ma siin just repis üles jalutasin ja võtsin natuke vaiksemalt kohta, siis mul ei tundki kohe pähe, et mis siuke nädalavahetus, kus nagu absoluutselt kõik oli. Igasugused karme väljasõit, pöördeid, draamasid, aegade draamasid või karistuste draamasid, et see oli ikka päris müstiline nädalavahetus, et see jääb kindlasti pikaks ajaks meelde. No eile õhtul ja täna hommikul oli kõigi Eesti rallifännide huulil üks ainus mõte. Kas Soome ralli kohtunikud tegid Robert Virvesele ära selle 17. katse nominaalajaga? Mis seal rallikeskuses arvati nii Eesti kui ka Soome ralliajakirjanike poolt? No, sai siin nii Peep Pahviga eile õhtul natuke arutatud kui ka täna Soome kolleegidega, et tegelikult oldi ikkagi pigem paks üllatust ikkagi selgelt, et just see 25 sekundit tuli. Ma hiljem saan aru, et on nii-öelda selles mõttes oli kõik korrektne, aga ütleme see esialgne reaktsioon oli ikkagi päris suur üllatus. Et tundus kuidagi liiga suur vahe, aga seal oligi see häda, et enne kui punane lipp siis tuli Ožee avarii tõttu, siis Virvesel oli seal alguses olnud probleeme mingi sensoriga, mis näitas refi oma, siis selgus, et tegelikult see nii-öelda puhas sensori viga oli, otseselt mingit refi ema ei olnud. Ja kuna sealt oli, ütleme, omajagu ajakaotus selleks hetkeks tulnud, siis sellega nii-öelda pandi lõpuni välja. Aga nagu täna siis tagantjärgi sai Teemo Suninen 30 sekki trahv, et siis tõusis jälle Virves liidriks ja nüüd hoidis selle võidu jälle ära, et ei, päris raju värk, aga ütleme, Eesti vaatest lõpp ja kõik. Palju sa tead selle kohta, kas Robert käis üldse või tema tiim protestimas selle nominaalaja üle? Ma tean, et nad ei esitanud protesti. See on enam-vähem kõik, mis ma tean. Et eile õhtul veel ei osanud öelda, kuna üsna värskelt tuli kõik. Aga jah, ütleme täna kuulsin, et nad otseselt protesti ei esitanud. No ülejäänud ralli ka need ikkagi üle katuse käimised ja meie enda mees Patrik Enok käis ka ja siis ootamatult oluline nii-öelda avarii oli see, kui vaadata WRC2. Osutus oluliseks. Aga mida räägitakse selle kohta, miks need ikkagi kõik juhtusid ja miks see selliseks romuralliks kujunes?
noh, Soome ralli on, ütleme, alati on niisugune kiire raju ja kui siin natuke eile sõitjatelt uuritud, siis laias laastus see niisugune ühine veendumus oli, et see aasta ongi lihtsalt nagu natukene veel kiirem, et see natukene on olnud veel kiiremad ja kuna kõik sõitjad sõidavad siin nagunii gaas põhjas, siis, sest muud varianti siin ei ole, siis jah, kuidagi see aasta tuli neid rohkem, et ma arvangi, et minu jaoks kõige kõnekam oligi võib-olla ju siin kohaliku legendi ja 4-kordse maailmameistri Juha Kankuni lause, kes ütles, et ei ole 40 aasta jooksul Soomes ühtegi niisugust päeva näinud nagu eile, et kuidagi see aasta jah, olud olid kuidagi ekstra kiired, noh, sõitjad kompasid piire, heitlus oli ju tihe, sekund siia, sekund sinna, et kuidagi kõik see tundub, et viis selleni, et ta nii-öelda läks nagu läks. No eilne õhtu lõppes ka ikkagi päris dramaatiliselt. Sebastien Ogier sõitis ennast ja kaardilugejad, ütleme, haiglasse kontrolli, midagi hullemat. Me loodame, et ei ole juhtunud. Mis praegult meeste tervise kohta on teada? No viimane info ongi see, mis seal õhtul tuli, et nad jäävad ööseks haiglasse. Testide tulemused olid nii-öelda head või positiivsed heas mõttes. Et igaks juhuks jäid nii-öelda ööseks veel jälgimise alla. Ja siin õhtul tegi Ogier ja Ingrassia tegid mõlemad ka omapoolsed avaldused ja kinnitasid, et nii-öelda kõik läks nii hästi, nagu minna sai antud olukorras ja Ogier lubas nii-öelda täie jõuga tagasi tulla, et eks näis, kui kaua see taastumine nüüd aega võtab, et selles mõttes ongi tegelikult huvitav, et Paraguayni on nüüd 6 aega pausi, et selle ajaga, noh, selles mõttes on hea, et ütleme tema vaatest, et just 6 aega pausi on, et jah, aga see oli ikka väga, väga raske, jah, need ütleme need 10 minutit, 10-15 minutit, mis oli enne neid esimesi teateid, et nad on autost väljas ja pilt on ees. Et see vaikus, see oli tõesti hirmutav, et see oli, ütleme siin, olin just tol hetkel Soome ajakirjanikega koos ja vaatasime ja kõigil oli see, et palun ära ole kõige hullem seis. Õnneks ei olnud ja õnneks tundub jah, et läks nagu nii hästi, kui selles olukorras üldse minna sai. Mis sellest arvati, et tegelikult ikkagi telepilt võeti nagu momentaalselt maha? Kas oli ka selliseid väiteid, et oleks võinud ikkagi natukene veel näidata? Ja ma arvan, et see on okei, et jooksult kohe maha võtti, et küsimus on, kas oleks võinud mingi aja pärast tagasi tulla. Et kui nad ei tea seisu, siis ma arvan, see on nagu hea, et nad kohe ei näita, aga küll aga oleks võinud nii-öelda kommentaarist nii palju kui vähegi teada on, ütleme võib-olla helina rohkem läbi tulla, aga ma tean, et siin üle ralli raadiost ja igalt poolt nagu selles mõttes tuligi, et ütleme läbi soomlaste sain ka mina selle info kätte, et seal nüüd on nagu helikopterid tulemas ja mehed on autost väljas ja vähemalt suhtlevad, et seda tuli, et jah. Kuidas teile see info laekus läbi mingi WhatsAppi grupi, et meestega on enam-vähem kõik korras või ootasite ka Twitterit nagu kõik teised? No lappasime ka Twitterit, aga ei see, ütleme, info, mida usaldada saab, tuleb ikkagi kas siis ütleme Toyota enda grupist või siis läbi nende iga ralli meediagruppide. Et siis ühesõnaga kas läbi Toyota või läbi FIA või siis FIA kaldkriips korraldajate. Et kui sealt see info tuleb, siis see on nagu see, ütleme, kõige usaldusväärsem tollel hetkel, sest iial ei tea ju, kes Twitteris, et kes mida nii-öelda nägi või arvas nägevat või võib-olla keegi hakkab lihtsalt mingit paasid jutte levitama, et selles mõttes jah, nii-öelda põhiline oli ikkagi see, et ootasid WhatsAppis, et hakkaks nüüd sõnumid tulema. Ei saa jätta küsimata ka ralli kõrvalist küsimust. Kas sa revanši käesurumisvõistluses võtsid? Ma vaatasin, et ei ole meeles, aga kahjuks on meeles. Ärme jäta mehed ei nutale seda esimese uudise rõõmu, aga ütle see 6. käigus välja. Ei ole surunud veel, küll aga on tõenäosus, et võib täna õhtul juhtuda, aga eks näis ma... Siis ikka jääb mehed ei nutale. No jah, eks näis, aga ütleme niimoodi, et üks on see meeles olnud küll inimestel, aga vaatame, ma annan oma parima ja püüan meie Delfi lippu kõrgel hoida. Ma saan aru, et ajakirjanike pidu on siis täna? Nojah, ütleme, mina jään siia ja soomlased jäävad veel siia, et eks siis vaatab, aga selles mõttes tööd kõigepealt tuleb nii-öelda töö ära teha ja siin ongi nüüd äkki poole tunni jooksul tulevad sõitjad ka siia meediakeskuses viimasesse tsooni, et siin saab nagu kõigiga peaks saama nii-öelda rahulikumalt rääkida, et siis muidugi tulevad need järelkäed ka, aga eks näis, kuidas õhtul, kas
kas tuleb revanš või mitte. Olgem ausad, tööd on ka mõnusam teha, kui motivatsiooniks on väike õhtune oleng. No, nagu seda isegi ikka on. Aga ei, ma veel lisaks tegelikult seda, et mul on siin õnnestunud käia päris nüüd paar aastat välismaa rallidel ja tegelikult Soome oli mul esimest korda, kui ma Soome rallile jõudsin. Et ei, see on kihvt küll, siin Üvaskülas see rallipark on suur ja esimestel päevadel rahvast kogu aeg. Täna oli muidugi vaiksem, sest põhirahvas oli kõik katsel. Aga et ei, Soome ralli on ikka Soome ralli, et nüüd sain nagu ise ka siin ütleme meedia vaates selle kogemuse kätte, et seda tahtsin veel lisada. Eestlasi oli palju? Lipp oli näha ja ütleme eesti keelt kostas ikka, et siin ei ole, ütleme, meil ei ole kaugele tulla ja soomlasi oli muidugi palju, aga üldse selles mõttes rahvusvaheliselt oli siin palju inimesi, et nagu Eestiski oli ka siin mitte ainult nii-öelda eestlased, soomlased, vaid ka palju teisi fänne paistis olevat. Et ei, selles mõttes korralik suur spordipidu. No selge, jääme ootama su intervjuusid Robert Virvese ja teiste meestega ja laseme sellega siis saate lõpus Virvese intervjuu ka kuulajatele maha, aga tänud sulle ja kena pühapäeva jätku, võta see revanš ära ja tule turvaliselt koju. Ja, teeme nii, aga hüva, edu teile. Kõik head. Saateks. Ja. Jätkame stuudiost, Roland Poom, Gunnar Leheste ja algaks siis tagantpoolt. Teemu Sunnineni 30 sekundit trahvi, mis tehti teatavaks peale 19. katset ehk enne punktikatset ja 30 sekundit selle eest, et eile kell 8.38 teatavasti rullus see 11. katsel Parkola esimene läbimine üle katuse ekipaaž number 43, kes juhuslikult olid Patrik Enok ja Silver Simm. Ja Sunninen oli esimene, kes nendeni jõudis. OK märki väljas ei olnud. Reeglite järgi oleks pidanud minema vaatama, kas meestega, kes seal katuse peal seisavad, on kõik korras. Seda ei tehtud. Käidi veel pärast õhtul siis žüriis aru andmas ja kogu see menetlus siis lõppeski hommikul selle otsusega, mis otsus on tehtud teatavaks 11.40. Siis oli juba siis oligi, see oligi vahetult umbes tund ja poolteist tundi enne punktikatse algust. No ütleme natuke ebamugavaks teeb minu meelest selle olukorra see, et üle 24 tunni võttis aega, et see otsusega välja tulla. Et see oleks pidanud eilse päeva sees, just täpselt, et see otsus oleks pidanud eilse päeva sees tegelikult välja tulema, mitte täna. Ja ma mõistan Sunnineni pahameelt täielikult ja ma mõistan ka seda, kui ta selle edasi kaebama peaks, sest see õigus on tal olemas. Eestlaste vaatest loomulikult meie täna plaksutame ja loodame, et see tulemus jääb selliseks, nagu ta on ja eriti ju nii-öelda omamoodi kummaliseks teebki selle olukorra see, et eestlased olid need siis, kes nii-öelda praegult teistele eestlastele justkui võidu koju tõid, et aga selline see elu on. See on ühele sportlik õnn, teisele sportlik ebaõnn. Et ütleme nii, et kui me saime arutada seda, et kas Robertile tehti liiga, siis minu selge hinnang tegelikult oli, et see oli see tehtud liiga. Ja pigem tehti või? Robertile? Ajatrahviga ma mõtlen siis sellelt kui Ogieri ja Offilt, sest kui me nüüd vaatame, mille pealt siis aega arvutati, autol oli, nagu jutt oli, mingi sensori probleem, millest tekkis ajakadu, aga kui me vaatame split edasi, siis see ajakadu aina kadus ära, sõitis vahe kinni. Kas need splitte edasi näitab, kui pandi punalipp üldse? Ei, siis oli kõik, aga ta ju jõudis tagasi sõita seda aega. Nüüd tegelikult oleks küsimus see, et kas me hakkame siin nüüd valemite järgi arvutama, siis me peaks justkui ka selle valemisse lisama, et ta suutis tagasi sõita aega ikkagi, et kui me võtame nüüd selle sama sammuga lähme katse lõpuni, mis reaalne ajavahe siis olnud oleks. Et minu hinnang oli see sellegi poolest see, et see oli nagu ebaproportsionaalselt mõõdetud või nominaalaega antud. Aga näed, täna ei olegi see enam küsimus, kas see oli või olnud. Rääkisin ka ise hommikul ühe inimesega, kes arvas, et kohtunikud tegid kõik õigesti. Ja ei, ma räägin, see ongi täiesti tegelikult
ju sõltub kõik sellest, kuidas seda aega arvutama hakatakse. Mis nüansse seal hinnatakse. Ja see on ju iga žürii puhul eri moodi käib ralli lõikes, et nii nagu tegi seda Soome ralli žürii, kas mingi muu riigi rallil žürii oleks samamoodi arvutanud, ega me ei tea. Tõenäoliselt igal pool on mingisugune oma nüanss võib-olla juures. Püüan üles otsida selle nominaalaja määramist ja siin on see hunnik ekipaase, kes sai selle aja 9,00,0. No ma ei tea, see läheb siin kuni Ismoni välja umbes. Et no see ei ole ju loogiline, et Ismo kaotab sunniteenile 6,3 sekundit. Et minu jaoks näeb see jumala totter ja veider välja. Et kogu selles reas te suutsite Robert Virvesele panna 25 sekundit. Ja, no ongi täpselt see, et mida me arvutame, mida me hinnangusse võtame. Minu jaoks ei ole see normaalne. Ja minu jaoks oleks see pidanud ikkagi, ma räägin, kõik peavad saama sama aja sellisel juhul, et kui nad ei suuda seda valemit välja mõelda, et mis see reaalne tulem olnud oleks, siis kahjuks pole midagi teha. No, siin ei ole mitte midagi ei ole teha. Et nii ta on. See oli 17. katse ja seda sõideti ka 13. Ma vaatan huvi pärast. See sama Ismo, kas ta üldse jõudis meil siia üldse kuskil lõppu või? Mis ta aeg siin? Ma ei leia seda üles. Aga mingid mehed, kes siin mis kiiruskatse see oli? 1,5 minutit lõpus kaotavad. 17. katse oli see muidu. Ja siin ongi, see meie telekaomanik Ugur Soilu kaotas ka siin 6,5 sunni. Ja siis tuleb Robert Virves. Ja siis Robert Virves ja siis on seal täitsa katkestanud Roppe Korhonen, Yuki Yamamoto ja Patrik Kenok. Ja minu jaoks ongi see, et kui žürii vaatest on see kõik õige ja nagu ka inimene, kellega sa rääkisid, paberi peal ongi just kui kõik õige. Aga kui me hakkame nüüd hindama seda reaalset olukorda, siis ei ole see võimalik, et Robert Virves sõidab 20 sekki aeglasemalt kui Ismo. No ei ole, Me ei saa sellist tulemust elu sees panna, isegi kui ta kaotas esimeses splitis mingi 10 sekki. No me ei saa. Jaa, ei saa. Aga seda lõpuks polnudki vaja, sest plaksutame käsi ja oleks veel rohkem väänatud, oleks 40 sekki väänatud, siis me ikkagi räägiksime palju kurjemat juttu. Ja loomulikult. Mina tuli hingeline Roberti fänn ja mina oleks öelnud, et Robertile ja Gerdile, et kurat, hakkame võitlema nüüd. Nii ei saa jääda. Aga ei, täna on õnneks jutt teine ja ma räägin isegi, kui see tulemus peaks muutuma, kui Teemu Sunninen peaks midagi ette võtma oma 30 sekiga, mida tõenäoliselt ei tee, sest see on reaalsem olukord. Lihtsalt see on ebamugavas hetkel nii-öelda avaldatud karistus on ju. Ühesõnaga, see selleks. Ma arvan, et Robert ralli eel oleks ka teise koha punktidega väga rahulnud, aga täna 4. võit, suurepärane töö ja siit on täpselt õige koht edasi minna selleni, et võtsin 2011 Ott Tänaku hooaja tulemusi lahti ja mõtlesin, et kurat, et ei ole teist nii kõva venda vist kui Robert praegu tulemuste mõttes. Ja selles mõttes ega liiga palju puusse ei pane. Küll Ott ikkagi väga tugevat hooaega tegi 2011, mille pealt ta siis ikkagi sai WRC koha. 2011 lõpus juba ta sõitis Walesi ralli kaasa WRC autoga. Aga tulemused ikkagi olid poodiumi kohti palju. Mehhiko 3., Sardiinia võit, loen mõned ette, Soome 3., Saksa võit, Prantsusmaa võit ja Hispaania 6. Ja siis tuligi edasi Wales juba WRC-ga. Nii et ma arvan, kui ma nüüd kõrvale loeksin praegu Roberti ja punktide rallit võit. See minu meelest võiks vihjata sellele kolli, et see mees peaks olema suures klassis juba. Kokkuvõttes siis teise koha sai Juho Hännini järel. Jaa. Tahapoole Martin Prokop, Bernardo Sousa, Herman Kastner ja 6. oli Karl Kruudo. Jep. Siia ma veel lisaksin selle faktori juurde, et minu meelest selle aasta WRC 2 konkurents on üks läbi aegade kõige tugevamaid. Ja siin selles olukorras Robert Virves 4 võitu. Kõva vend. Ma ei oska ausalt öeldes mitte midagi muud öelda, kui seda, et ma poleks kõige paremas unenes ka osanud seda arvata, et ta suudab sellist hooaega teha. Punkti seis siis 100 punkti Virvesel, 3 rallit veel minna. Roppe Korhonen, kellel on ainult 1 ralli minna, on 79 punkti peal. Mulle meeldis eilne... 25 on maksimum. Hea. Mulle meeldis eilne Margus Muraka mõttekäik. Võib-olla oli üleilne. Vaatasin Go3 spordist esimest päeva ja
mõte oli siis see, et ta vaatas, kui palju siis WRC 2 punkti nii-öelda võitjate meistrite punkti saak umbes on olnud, et ta oli seal kuskil 130-135 seal vahemikus, ütleme 130-140 vahemikus. No, tänases konkurentsis tõenäoliselt see punkti saak teoreetiliselt võiks olla väiksem meistril. Kui, kindlasti selgelt alla 140, võib-olla 120 lõpp, ehk siis kui palju on Robertil veel vaja punkte koguda nüüd järgmise 3 ralliga siis, et tiitlit võtta viimaste aastate lõikes keskmist arvutada, siis selline 30 punkti võiks olla suht turvaline tiitlivõitmine, et 30 punkti juurde võiks olla suht turvaline tiitlivõtmise tulemus juba. Ta peab kartma ju tegelikult ainult sunnineni, kell on 76 punkti. Täpselt, võidusõit käib sisuliselt ainult sunnineniga. Ja sama palju rallisid sõita. Jah. Et päris, ütleme nii, et ei hakka siin kellegile medaleid kaela riputama, aga päris hetkel on pilt ilus. Kas sa tead peast palju WRC 2 tiitel pappi sisse toob? Tean küll. No. Väga hästi tean. 0. 0 on ju. Tegelikult selles mõttes võib-olla Robertil on endal lepingusse sisse kirjutatud Škoda poolt, on ju. Et ikka mingisugune et kui Robert Škoda saab ikka pilti igal pool. No just, et kui Robert ütles, et 25 000 on ikkagi hea peoraha Rally Estonial, on ju, siis ma arvan, et natuke rohkem poetatakse äkki, kui ta toob Škodale nii-öelda justkui ka võidu. No, ma ei ole kindel, võib-olla ei saa midagi, aga võib-olla ikkagi saab. Tiimile on magus lihtsalt Toyotale. No loomulikult, see on ju, ega kui me võtame eelmise aasta jutud ette, siis ikkagi ju selge sõnum oli kõikidelt see, et Škodaga ei ole enam mõtet sõita ja võtame, ma ei tea, kas Greensmitid ja asjad, kes kõik on autovahetused teinud sellepärast Škoda pealt läinud Toyota peale, siis täna Robert ikkagi selgelt näitab, et kuulge, Škoda on ikka nagu päris okei auto. Mart Latvela peal, ärme pikalt peatu. Ai, muidugi, mis me seal? Klass on igavene. Lauri Joona võttis 3. poodiumi koha ja Jaspar Vaher jäi poodiumist maha 1,4 sekundiga. Mulle meeldis see, et Eesti poisid olid minu meelest siin rohkem ründevalmis kui Eestis. Ja Patrik Enokit, ma tooksin Patriku kõige rohkem praegult nendest Robertist allapoole välja. See oli, me rääkisime neljapäeval, et Patrik on Soomes väga palju sõitnud ja ta tõenäoliselt tunneb ennast seal suht hästi, aga et ta tegelikult ta oli poodiumi koha peal enne välja. Kaotas sunninenile 1,1 sekundit. Crazy. Ma ei oleks mitte midagi sellist oodanud. Päriselt ka. Ma ei oleks arvanud, et ta sõidab poodiumi koha peale. Sunnineniga võidu. Et see oli minu jaoks kõige suurem üllatus. Aga ühesõnaga tulemusi sinna ei ole absoluutselt hullu. Peaasi, et see nagu rahakotile mingit suurt põntsu üle. Rahakotiga on Patrikil hästi, ma vaatan seda ralli.minusportnale.ee 15 000, no sellega saab ühe komplektist tangesid. Ma kohe ütlen, minu arust ralli algus oli tal 8. Okay. Et on tõusnud siis on 6 tonni võrra. Siin teab veel ainult 5 puudu ja tal on see eesmärk täidetud. Okei, siis on hästi, et vähemalt saab uued stangid külgautole. Aga Jaspar, kui me Jasparist rääkima hakkame, siis õnneks tegi selle sõidu, mida ma arvan, me kõik ootasime talt, et tulgu kas või seal top 10 keskmail või lõpupoole, aga peas, et oleks tervelt lõpuni ja ma arvan, tegi selles mõttes üle ootust hea tulemuse, et ikkagi võites poodiumi nimel lõpuks, kuigi see polnud kunagi plaan. Ja viimase katse lõpus intervjuu oli ka selline, et näha on, et selles Toyota programmis on sees ka meediakaulitus. ja. Ikka tänusõnad tulid tiimile ja fännidele ja ennast kiitsime minimaalselt, aga oleme rahul endaga. Mulle meeldisid, ma arvan, Jaspari need katselõpu kommentaarid seal üle-eelmine hooaeg, kui ta Eestikaid veel sõitis täies mahus, siis need on ägedad, kui keegi viitsib välja otsida YouTube'ist EALTV-st, siis need on ägedad kommentaarid, et seal üle ühe sõna välja ei öelda midagi, et nii küsi palju tahad, siis üks sõna vastus ja kõik. Et areng on silmnähtav. Absoluutselt. Lähme tagasi eilsesse õhtusse, kus esikohalt tõmbas metsa vahele Sébastien Ogier ja nii karmilt, et WRC All Live tänase päevaga Rally TV tõmmati kohe mustaks ära. Pandi meile see kaardikene jooksma. Mis arvasid? Vaatsid laivis? Ma vaatasin seda kohta laivis, jaa. Selles mõttes
keerulised, see on üli ebamugav olukord alati, nagu jälgida seda pealt vaata, sest sa tead, et see mees on päriselt just praegusel hetkel seal metsa vahel kuskil. Ja siis, kui sotsiaalmeedia lahti võtsin, siis nagu oli need kommentaarid ka, mis tulid, et just kui Ingrassiaga on kõik korras ja Ožeer on kuskil pikali maas näost valge ja higi voolab, on ju, et ma ei tea just et kas ikka hingab või hinga ja ühesõnaga, et seda oli nagu nii ebamugav lugeda ja siis paratamatult hakkavad mingid mõtted tulema, et näed, et Ingrassia tuli veel viimast sõitu tegema ja et nad et Seeb ütles ka, et näed, et Ingrassia tuli veel minuga viimast korda sõitma, et siis mõtled, et okei. Kas tuli viimast korda? No ma ei tea. Paraguay's ka? Ei, juba Ingrassia ütles, et Vincent on tagasi kõrval. Okay. Et panevad paremini kui kunagi varem, nagu ikka öeldakse. Aga see moment lihtsalt siis hakkad nagu mõtlema, et näed, kuradi sõnuti ära praegu, et Ingrassia ütles, et näed, et tuleb veel viimast korda, aitab sõbra välja ja siis tõmbatakse siukal latakas ära, et siis mõtlesin, teine mõte oli, mis kohe, et küll nad nagu eluga välja tulevad, et vast nii palju on kõik hästi, et sa juba lugesid, et kiirabiga viidi minema ja üks kopteriga, teine kiirabiga. Ja siis teine mõte oli mul kohe see, et Seeb vist autosse tagasi rohkem istu, kas ta teeb selle hooaja lõpuni, sest ta saab aru, et tiitli peale sõida, et kas ta üldse siis tuleb tagasi enam. Ja aga tundub, et ta ikkagi, mis lubatud, tuleb lõpetada, et ma saan kommentaaridest aru, et on tagasi ja teeb ikkagi kogu programmi lõpuni, nii nagu plaanis. Mis sa arvad, mis tal juhtus? Kahju, et ei ole seda sisepilti. Hästi keeruline on sealt ülevalt aru saada. Vasak kurv on ju hüppega. Tõenäoliselt võib-olla hüppe jaoks oli, tähendab hüppele eelneval kurvil oli hoogu liiga palju kanti lõpuni välja. Ehk autot enne hüpet sirgeks ei saadud. Ja mis tähendas, et maandumise hetkel oli auto nagu täiesti valet pidi. Suunaga vasakule poole, kuigi oleks pidanud juba sisuliselt suunaga paremale poole olema. Et selline seotud koht kurviga hüppesse ja teisele poole kurv edasi ja lihtsalt esimesest kurvist kanti see hoog liiga suurelt lõpuni välja. Kas seal võis olla mingi rööpa küsimus, kas seal võis olla mingi kivi küsimus, seda enam ei tea, et mis tõttu see hoog sealt nii kaua nii lõpuni välja kanti. Et seal võis olla mingisugune segav faktor juures. Aga ma usun, et Seebi poolt see ei olnud, ma tahaks arvata, ega veel vist kuulnud ei ole, et mingi puhas sõiduviga see nüüd öelda, et miski pidi teda häirima, et see nii läks. Aga väga raju väljasõit tõesti. Neid juhtub harva. Aga see oli üks nendest kordadest, võib-olla üks aastas juba hooaja peal juhtub üks selline avarii, et kus nagu korra jääd mõtlema, et kas ikka nagu... Kas selle teeb rajuks just see, et ta üle nina käis või? Ma ei oska seda nagu seda on võimatu hinnata, et mis selle rajuks teeb. Pigem on lihtsalt see, et kuhu kohta see impact tuleb nagu, et kui palju see kehasse tuleb, kui ta lihtsalt rullib, siis kehasse nagu suurt midagi ei tule, lihtsalt oled nagu karussellis, aga kui sa puudesse lendad, siis ta ikkagi tuleb, sa saad sellest pihta, nagu sa saad need G-jõud pihta. No need puud läks pikali, ütleme nii. Ja. Aga see meenutas juba natuke seda, mis Ott tegi Montes, aga mäest alla. Ja. No ma ei taha siin meenutama hakata mingid fataalseid juhtumeid, aga Greg Priini avarii juhtus kiirusega circa 40 km tunnis. Ja. Et siin ei ole mingisugust kindlat sellist mõõdupuud või selget vihjet, et kuidas on nagu hea avarii teha ja kuidas ei ole. Et üldine on see, et kui sa rullud, siis üldiselt on see pehme, kui midagi ees ei ole. Ja kui sa kuhugi ikkagi sisse lajatad, siis on see kehale valus. Ja, soovime ikkagi, et mehed kiiresti terveks saaksid. No loomulikult. Ja näitaksid ennast, ma ei tea, kas või mingi paraadsõidul. Ma otseselt ei ütle, et tule pane tagasi, võida see tiitel. Aga see tiitel on läinud, ma tea. Ei, eks tiitel on läinud, jah, aga eks ta teeb programmi lõpuni, aga päriselt, ma arvan, et Seeb on üks mees, kes nüüd nagu mõtleb tõsiselt, et okei, kas päriselt nagu mul on mõtet riskida veel selle nimele. Ma arvan, et tal neid mõtteid on peas küll. Päris raju oli tegelikult ka Elvin Evansi rullumine 4 korda üle katuse. 14. katsel, ta läks kaduma sinna minut ja kohe ütlen sulle peast. 40 äkki midagi. Jah, midagi sellist. Aga sa kokku ainult 5. Jah. Esimene, kes ukse lahti tegi, oli tema enda isa. No loogiline, et vanem, kes seal juhtus olema seal, selle koha peal, ei tea, kuidas ta oskas selle koha muidugi valida, nagu huvitav. Loomulikult ta jõuab esimesel sinna, see on kindel. Et kui mul laps peaks peadpidi kokku panema jalgpallis kellega, ma jõuan ka esimesele. No muidugi. Aga ja siis tulid need, ma ei tea, Go3 ristis selle venna mingi onu Vladislaviks. Ma ei tea, kas nad teevad ta nime, aga tõsteti ikkagi kraavist välja nina peale ja lehvitati järgi.
Jah, naljakas juhtumus isaga seoses. Ma just vaatasin, Dirtfish tegi ka vist video Elfiniga, et kuule, et keegi tuttav tuli sul põhimõtteliselt ukse taha, et mis ta tahtis sust. Siis Elfin lihtsalt küsis, et kas sul nööri on, et kus nöör on. Aga no neil ei olnud nööri kaasas. Aga mitte, et isa küsib, kas sa oled terve või midagi. Ja, kus nöör on, kus saaks teed peale. Aga see on hea näide. 2 asja minust suurepärast näidet sellest Elfini avariist. Rulluda on väga pehme, väga okei. Ei juhtu midagi. Ja teine asi, see kuradi Toyota on lihtsalt tank. Tank, jah. Ja seda näitas Takamotoga, jõuame selleni ka Power Stage'il. See Toyota lihtsalt on täielik tank. Võtame kõik Oliver Solbergi väljasõidud. Monte, võtame Rootsi. Kas selle autoga juhtub kunagi midagi? Mulle tundub, et ei juhtu. Uskumatu, et sellel autol rattad sirged olid, uskumatu, et Taka veel lõpuni jõudis. Aga kõik, no ühesõnaga, minu meelest see avariiks, aga lihtsalt see auto minu meelest on nagu crazy. Et Soome kaitsejõududel on üks auto lihtsalt juures. Põhimõtteliselt tooge Toyota see Yaris kohale ja sellega võidab kõik, mis vaja Need autod võita. Nagu nii, mis sa ikka teed nendega? Jah. Kas keegi jääb üldse ralli üks auto kuskil sõitma või? Mingi hobi korras või? Ei, ma arvan, et need lähevad enamus osast, kõik, kes sõitjatele ikkagi, ma arvan, antakse kaasa mingi osa autosid ja need, mis on nii-öelda varuautod, testiautod, ületoodetud autod, ei, ma ei usu, et neid välja müüakse, ma arvan, et need jäävad ikkagi Toyotale endale garaaži. Päris palju autosid garaažis. Ma arvan, et Toyotal võib neid palju olla. Elvil Evans võttis ikkagi teise koha ära ja hoiab, või seal, jah? Jah. Oli teine, on ju? Ei, Solberg teine. Jah, Solberg teine, sorry. Evans 3. ja hoiab Tiiti lootused ikkagi väga keelus. Nojah, et ma arvan, et see hooaeg Elfinil on tegelikult ju vist viimaste aastate jooksul ikkagi kõige rohkem selline üle kivide kändude. On ju tegelikult, seal on ikka juhtunud. See on otses mõttes. No ikka, ta on mitu korda on 3. off juba see aasta. Et päris huvitav. Ja olenemata sellest see hooaeg ikkagi tiitlimängus nagu kõige rohkem sees taas kord. Et jah, selle mõttes ütleme nii, et konkurents on nagu ta on see aasta, lähim konkurent nüüd Bajari, poleks elu sees arvanud seda, aga tore, mul on hea meel näha, et Elfin ikkagi püsib seal esiotsa mängus sees, et see mees väärib võitu küll. Räägime Oliverist. Oliver 19. katsel põrutas selja ära päris tugevalt, oli pisarates seal finišis ja katselõpu intervjuud temalt ei tulnud, pärast saime teada, et Soome raadiol oli öelnud, et võtsin valuvaigisteid ja oli pisarates ja me nägime ka, et poodiumile jäi ju pärast hiljaks ja lonkis sinna. Aga sellest hoolimata punktikatse võit jagatud koos Evansiga. Jah. Kõva mees, tubli, et ta suutis tagasi tulla ja teha, et mis rohud need huvitav on nii head? Raudselt on need, vaata need mingi hobuse kuradi valuvaigistid. Ei, nali naljaks, tegelikult ma räägiks seal kindlasti midagi kanget peab võtma, et saada korrakski korda. Et ma olen ise selles samas olukorras korra olnud, küll ei olnud seljaga probleemi, aga õlaga, et edasi sõita on päris keeruline loomulikult. Ütleme, see katse on ju ka päris, seal rooli tõmbamist nagu on, kõik mehed olid vigised seal lõpus. No muidugi, ja selg Soomes eriti. Esimene asi, mis viga saab. Aga see näitab selgelt seda, et Oliver peab rohkem jõusaalis käima seljalihaseid treenima. Aga kuidas sa need hüpped nüüd teisel korral siis võtsid? Ei, ma arvan, et oli siis samamoodi ikka, võib-olla isegi rajumalt, kui tulemust oli, no sa ei saa ju kuskil maha võtta, et ju siis valuväigist oli piisavalt tugev, et võis jala sirgu vajutada või täpselt oli kuskile niimoodi närvi peale, vaata, et kui jalg sirgu on parem jalg, siis võib-olla valu ei teinud. Pool näljaga. Kelle offist meil veel rääkimata? Martins. Mis katse tal nüüd oli siis? Oi, see oli nüüd plapata. Martin Sesks, kohe ütlen, aga kurb, noh. Tead, ei kurb küll, aga tead, tore oli näha. Minu meelest esimest korda see hooaeg, kus oli stabiilne kiirus olemas. Üpriski, mingite väikeste eranditega, aga üpriski stabiilne kiirus oli olemas ja ta selgelt sõitis ennast ikkagi heasse positsiooni. Ta oli 5. kohal, eks? Jah. Tal oli SS14 sama katse, mis Evansil. Jah.
et loomulikult seal võime öelda, et eest oli ära kukkujaid, aga see käib ralli juurde, nii et ma pigem ütleksin, et ta ikkagi sõitis ennast 5. ja ta oli väga selgelt kogu aeg mängus sees, ta sõitis väga selgelt teistega võidu. See oli nagu ülitore näha, pole see aasta seda temalt näinud, stabiilset kiiret kiirust. Et kahju, aga samas vähemalt ta nii-öelda tõestas, et see väga keerulises rallil see kiirus on olemas. Et pigem oli üle pika seda tore näha. Ma pean tunnistama, pole seda videot näinud ja vaatan praegu esimest korda ja tal ka ikkagi 3 korda vähemalt ja lõpuks sinna 60-desse. Ja huvitav oli nüüd see, et ta tegelikult ütles, et eelmine aasta see sama kurv, ta sõitis seda täiega läbi, et ei pidanud siduma, ei pidanud gaasi maha võtma, see aasta sealt selle hooga läbi mahtunud. Et ju siis pinnas oli kas tänu vihmale või millegile nii palju erinev, et kandis siis tagaotsa välja, aga et mis tähendab, et tegelikult viga oli üpriski väike, et ta ei teinud sisuliselt justkui nagu valesti midagi, lihtsalt võib-olla antud olukorda hindas pinnase mõttes natuke valesti, et kui ta oli, kodutöö oli tegelikult ju hästi tehtud, ta teadis väga selgelt, et sealt võib nagu täiega minna. Ütleme, et autos palju järgi ei jäänud, aga kui oleks edasi sõitnud kohe, oleks kuusega koju vind. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis, kes meil veel panid? Me jõuame varsti eestlasteni ka. Ja, no nüüd äkki oleme siis... Neville tegi ka. Neville, esimene päev. Ja tegelikult Neville'ist tasub väga rääkida loomulikult, sest kaotus oli samuti 1.40 circa. Väljasõit oli üpriski tummine selles osas, et auto sai ikkagi selgelt viga. Esiratas oli seal pooleldi kõhu all. Kaotust tuli ka peast, ma ütlen 1.40 pluss peale natukene. Ja väga enesekindlalt ütles katse lõpus, me teeme korda, me paneme edasi. Ja näed, mis see ära tõi? 5. koha. Ja mis näitab, et alla ei tasu kunagi anda, Tegid mingisuguse kiire paranduse seal autole. Servises saadi pill korda ja pandi edasi. Aga üldiselt kuni selle hetkeni Neville minu meelest üllatas ka täitsa positiivselt oma kiirusega. Jaa, kes on, teised said putult või? Okay, Taka Power Stage, jah. Et see oli ka täitsa siuke täitsa rumal viga. Aga ta ütles, et mingi kivi hakkas vältima ja siis järgmises kurvis oli juba teisel pool. Ma ütlen ausalt, ma ei saanud ka sellest kivijutust suurt midagi aru, et kui ma videot vaatasin, ei saa aru, et ta oleks midagi kuidagi hakanud seda vältima, võib-olla ta natuke mõtles välja kivijutu. Aga kaotus on suur, selles mõttes kukkus ainult 5. kohalt 6. ja Power Stage'i punkte ei saanud. Jah. Ei, selles mõttes tead, ei ole hullu, pigem kui seda kivi seal ei olnud, võib-olla oli, mina ei näinud, siis nagu võib ausalt ära ka öelda, et ma läksin proovima, sest tegelikult ta rääkis seda täna küll, et me proovime Power Stage'il, anname parima, et minu meelest on see täiesti okei asi, kui lähedki proovima ja välja ei tule, siis nii on. Aga ma pean ikkagi ütlema, et Katsuta see hooaja algus, ütleme, me praegu liigume selgelt ikkagi sealt redelist allapoole, et see hooaeg on ikkagi nagu see teine pool on veidi kokku kukkumas minu hinnangul. Siis meie mehed Nõgene ja Enok. Enokist me rääkisime sellest suurt, liiga palju enam pole midagi rääkida. Ma ei ole neid videoid näinud ja ma ei ole Nõgese videot ka näinud. Ma ei tea täpselt nende väljasõitu põhjuseid ja mul rohkem... Ma saan aru, et võttis esininaga libistades mingi puit kaasa. Enok või? Ei, see Nõgene. Nii palju, kui ma Pepaffi intervjuust kõrvu jäi. Jah, ma räägin, ma videot ei ole näinud, et ma kuidagi hinnata ei oska seda, et kahju, selles mõttes lihtsalt võime öelda, et kahju. Et Eesti poiste edenemist oleks ikka tahtnud näha. Aga peame ütlema, 5-3 tegid ju suurepärase tulemuse. 3 ehk siis Virves, Vaher ja Jürgenson. Just, et Jürgenson tegi oma selle hooaja parima tulemuse. 5. koht. Jah, punkti ralli. Sai oma esimesed korralikud punktid WRC2. Selle Parsaga vist on päris hea või? Ma ei julge Parsa öelda, sest tänu sellele M-spordile ta seal sarjas püsib. No meie võime siin öelda. No meie ei ole ametlik kanal. Jah. Aga ei tundub, et tegelikult sõitis auto hästi, sest püsis päris tempos ja tegelikult ju Jasparist oli 10 sekundit ralli kokkuvõttes maas Ford versus Toyota. Et ma arvan, et kogemuse mõttes see aasta on pand korraliku hooaja all, aga ega Jürgenson ei ole mingi superkogemusega mees, et tal ju ka esimesed hooajad lähevad.
Tundub, et lihtsalt midagi on õigesti tehtud seal Fordiga. Ja see ongi ju tegelikult selle aasta eesmärk, nagu ma kogu aeg rõhutan kõigile, et ja igas saates, et Jürgenson arendab autot järgmiseks aastaks. Sellele autole läheb ju WRC kit külge ja sellega hakatakse sõitma kõrgemas klassis ja Jürgenson see aasta peab selle auto heaks saama. Vahepeal Rich Milner ütles ära selle, et Romet sõidab kaasa kogu ülejäänud hooaja välja arvatud, mis ralli see oli, mida järgmine aasta enam kalendris ei ole. Ütle mulle nüüd. Kus ta nüüd ütles seda? Ma üritan selle kähku üles leida, mis ralli see nüüd oli. Kas meil on Itaalias ka midagi see aasta veel? Sel aastal üks Itaalia on, jah. Ma ei saa üsna arusaamatu mingi Rooma ümbrus või? Täpselt, vist see ralli ongi see, mida ta ei sõida, sest seda järgmine aasta kalendris ei ole. Ülejäänud rallit sõidab kaasa, ehk siis Paraguay, Tšiili ja Saudit ka ei sõida minu meelest, sest Milleneri jutu järgi minu Saudi vist pidi olema just kui piisavalt lihtne ralli, mida ei pea just nagu õppima selgeks äkki või. Mingi selline jutt oli. Ehk siis sõidab kaasa veel nüüd Paraguay ja Tšiili ja siis on hooaeg läbi. Nii et 14-12 rallit kaasa. Ja siis läheb tegelikult M-spordil, ma arvan, selliseks suuremaks WRC kiti arendamiseks ka, sest siis on ka rohkem aega. Kogu data on Jürgensoni poolt kokku kogutud ja võib hakata tegema. Ei, kuule, see Itaalia on ikkagi Sardiinias. No, ma nägin lihtsalt ainult lippu. Ma mõtlesin mingi huvitava kalendri lähti. Miks me ei nimeta seda siis ralli Sardiiniaks? Hea küsimus. Väga huvitav, selle peame selgeks tegema. Itaalia oli minu jaoks niisugune kummaline see kalendris. Mulle kuidagi jäi aiu, et on ikkagi mingi Rooma lähedus. Jah, ma vaatasin mingit huvitavat kalendrit, kus olid ainult lipud. Midagi tekstita, nii et jah. Võtame vahele küsimused. Noniii. Siuke vend nagu Okko Dukt. Ma arvan, et see ei ole ta nimi. Vaid midagi muud. Tal on 2 küsimust. Sellised veits tehnilised, aga loeme ikkagi ette. Esimene küsimus on seotud käikude vahetamisega. Kas on teada juhtumeid, kus sõitja, ma vaatan, millest saatis? Täna öösel on saadetud. Kas on teada juhtumeid, kus sõitja muutub aeglasemaks või kiiremaks, olenevalt käiguvahetuse eripäradest? Paar aastat tagasi vahetati käike minu teada roolilabaga, nüüd juba mõnda aega käiguvahetuskangiga. Kui suur erinevus seal reaalselt on või pole seda üldse tunda? Ma arvan, see on selline mugavuse asi lihtsalt. Aga miks teda ei ole? Lihtsalt ta oli siis eelmise generatsiooni WRC auto küljes, ehk siis need nii-öelda jutumärkides aeroajastu, kus siis 2017 alates autod olid. Kui tulid ralli 1 hübriidid, siis need kaotati ära. Ja eesmärgiga siis lihtsalt tõenäoliselt odavamaks teha autot, et see hüdraulikasüsteem seal ilmselt maksab piisavalt palju. Aga ei, ma arvan, et ühtegi sõitat see aeglasemaks ei tee. Küll kurdeti, kui ma õigesti mäletan selle üle, et ikkagi tippklassi auto võiks olla tippklassi tehnoloogiaga, ehk siis ka hüdraulikaga, nii-öelda siis labadega vahetust ma mõtlen. Aga ei mäleta, et keegi rohkem seda kurtud oleks, et see oli pigem selline üleminekufaasi mingisugune teema. Ma ei usu, et ühtegi sõitat see täna häirib, et see käiguvahetust rooli küljest ei toimu. Ja teine küsimus on tal suuresti ettepanek, et nagu F1 võiks ju ka WRC-s olla rehvid märgistatud erinevate värvidega, et oleks vaatajatel lihtsam, kommentaatoritel lihtsam. Kas Hankookil ei ole või? Minu teada mitte. Kuidagi mäletan, et äkki ikkagi nüüd on. Ma ei leia seda praegu üles ka. Võib-olla on panen ise. Õigus. Piilik on nüüd jääda seisu, kus me siin vastust ei annagi või? Nüüd on jah see osa, kus tuleb kiire info otsimine. Millegi ikka meenub nagu et oranž, kollane ja sinine on neil miskit, aga see no selles mõttes, et ikkagi ma näen praegu slikke ja ma näen eri värve, seal on jah, oranži, sinist näen ja... Siis lihtsalt see pole juurdunud televaataja teadvus, et... Võib-olla, aga see ei ole kuidagi pilti hästi edasi hetkel veel toodud, aga minu meelest mingisugune värvi ma näen hetkel, vähemalt sliki puhul on ikkagi erinevat värvi siin, ma näen. No Soomes vist kõvasid keegi kasutanud. Meil olid kõigi pleepmed lihtsalt, et kas 1 või 2 kaasas. Ja tõenäoliselt. Robert oli üks väheseid, kes võttis 2 tükki kaasa viimasel päeval ja
läks oma arvust kindlustama teist kohta, aga kukkus sülle esikoht. Jaa. Tead, ma jään selle küsimusele vastuse võlgu, sest mul on siin ees need Montereffid, kus kindlasti on eristatud nii-öelda talveref ja slickref erinevate värvidega. Aga jaa, oleme siis niipidi, et vastame sellele, et kindlasti nii peaks olema, kui ei ole. Aga tegelikult ju vähemalt enamus ajast telepildis ju näitab ära, kus on softidal, kus on hardidal. Kas kasutatakse kuidagi diagonaalis, eesteljel, tagateljel või kasutatakse ühte sorti reffe. Et tegelikult ju see tuuakse laivis välja minu meelest. Vähemalt mina ikkagi tihti peale näen, et on välja toodud. Tuuakse graafiliselt? Graafiliselt, jah, just. Mitte nüüd visuaalselt, et kui sa mööda sõidad publikus, siis publik ei näe. Jaa, ei, seda küll, aga no ütleme ralli puhul on ka see, et vaata, need kleebitakse sinna peale ja ma arvan, et esimesed 3-4 kurvi, et see ega teda seal kaua ei püsi. Kas ta nüüd siis on kuidagi nähtav või eristatav visuaalselt, ega ma ei ole kindel selles. Ootasin mina pikalt täna SS19 onboardi Adrien Formeau kohta, kes rääkis ju katse lõpus, et tal oli mesilane autos. Okay. Vaatan nüüd seda onboardi ja mesilast ei näe. Mesilane kadunud. Jah. Mulle meeldis väga see Q3-s tehtud nali, et mõnel teisel rallil pandakse mesilane plakati peale. Et midagi ei juhtu. Mesilane ongi kõige suurem juhtumine. Aga mis siin plakatile panna siis? Kui me peaksime nüüd tegema ralli järgse kokkuvõtva plakati, me ei pane Pajari rusikat sinna ju. See ei ütle ralli kohta midagi. Ei ütle. See on keeruline küsimus. Ma ei tahaks ka kuidagi mingisuguseid avariisid propageerida, et vaatame rallit avariide pärast, see ei ole see, mille pärast nagu ühte sporti jälgima peaks. Jah, see on hea küsimus. Tead, võib-olla ikkagi, ma jälle jätkuvalt iga ralli on tagasi sinna WRC2 klassi, kus taas kord läbi 4 päeva ei saanud lõpuni välja aru, kes see võitma hakkab. Sest kogu aeg muutus, et kuidagi siis peaks ikkagi selle kaudu leidma selle visuaali. Aga saatke meile erinevaid visuaale. Kõik nüüd võtavad oma ChatGPT lähti ja hakkavad promptima. Ei, ärge tehke ChatGPT-ga. Tehke ise, joonistage. Aga kas me üldse Pajarist oleme rääkinud? Ei ole. Mees võitis teise ralli järjest, tõi Soomele 200. etapivõidu MM-sarjas. Tubli. Aga ma ei oska täst liiga palju rääkida ausalt öeldes, et selline tugev ralli. Ralli eel sai öeldud, et ilmselt on tal kõik olemas, et seda võita. Kas ta saab nii-öelda mentaalse survega hakkama? Sai. Aga ta ei teinud nagu midagi erakordset, on ju. Palju katsevõite üldse võttis? Ei olnud nagu liiga palju. Kas me näeme üldse kokkuvõtlikult katsevõite? See ajad on küll... Oota, Pajari 6, 7, 3, 2, 3, 2, 3. Ei, see on ta üldseis. Mina ei oska vaadata otseselt nagu katsevõite, aga lapates saab kätte. Jaa. Ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et ega... 3. katse võitis. 2, 3, 4, 5 katset võitis minu 6. võitis. 5 katset. Ma leidsin koha üles. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 katset. No, see on iseenesest okei tulemus. Aga jah. Ei, tubli poiss. Ma ei saa kuidagi kritiseerida ralli võitet. Ärge saage valesti aru. 20,9 sekki oli maas enne Ossier välisõttu. Jah. Ärge saage üldse valesti aru, mul lihtsalt millegipärast oli mõtted täitsa mujal kui Pajari peal kogu nädala vahetuse. Su mõtted olid Virvese peal? Kindlasti, jaa. Ta on siis tõusis teiseks ja on Elvin Evansist maas kiire arvutus 30 punkti. Just kui pole üldse palju, no. Tegelikult on see ju sisuliselt üks ralli on natuke peale siin, 1,5 rallit, on ju. Et kui Evans peaks siin mingil põhjusel kuskilt 1 nulli saama, siis on Pajari täpselt käeulatuse kaugusel. Aga samas üperski hea vahe, kus Evans saab väga selgelt kontrollida, nagu juba olukord on ju, et ta teab, et tal on sisuliselt võimalus 1-0 saada, mis tänases maailmas on 0 suht keeruline saada. See vajab pühapäevast täielik offi, et pühapäeval katkestada ralli.
muud moodi seda sisult ei saa, kui saab alati, perest võidu, saab auto tagasi tuua nagu nii-öelda teele. Mis ma ütlen, mul on pea sassis otsas. Kuidas uued katsed meeldisid? Meeldisid. Mulle meeldivad üldse uued katsed. Alati meeldivad, kui midagi uut toimub. Ja näha oli, ei olnud lihtne sõitjatel. Selgelt oli näha ju. Ja reedel juhtus vihma ka. Muidugi, kurat vihm. See oli nii raju vihm. Mis see vihm meil muud? Ja nüüd sa küsid see kuradi plakat. See peab olema vihma, seal plakatil peab vihma sadama. See ju tegi põhimõtteliselt osa rallit ära juba. Seal hakkas nagu siuke trall pihta ju. Mis katsetel meil see kõige suurem vihm oli? No nüüd sa küsid siis. Hea küsimus, on ju? Mina lühi mäluga inimene. Keegi seal arvas, et ma jää vastusvõlgu kesse, aga võib-olla, et poleks pidanud starti andma sellele katsele. Tuli SS... Mina arvan, et igasuguse ilmaga tuleks see start. Kuulge, lõpetage ära. Muidugi. Siis me ei ole F1. Siis me ei peaks ei ole ringrada. Keeniasse ei saaks nagu üldse sõita. Ei, me ikka sõidame iga ilmaga. Tulgu taevast, mida tahes. Oliveril ju katus lekkis selle vihmaga. Mis seal katusel saab siis niimoodi? Õhuvõtt oli kinni ja ju ta siis kogus selle mingisuguse mõnusa hunniku vett sinna ette ja kui tema hakkas õhku ülevalt avama õhuluuki, et ta nägi, et aken läheb uduseks. Nii kui ta oma õhuluugi avas, siis see kõik tuli sülde talle lihtsalt. Aga vihm hakkas siis 7. kiiruskatsel Saarikase teisel läbimisel ja seal juba oli näha, et Evans, Katsuta, Bajar ja Ogier sõitsid päris ühte auku 6,5 sekki vahe ja kui Sesk tuli, siis Sesk sai juba 46,8 sekundit. Ja absoluudi 6. aja sõitis Kaupinen kaotust 50,8, oli siis Latvala, Vaher, Heikile ja siis alles Solberg 10. ajaga. Et seal ralli 2 huugasid korralikult 6. kohast kuni 9. Et see vihm oli äge ja minu meelest see sama vihm, kurat, ma olen jumala kindel, et see tuli meil Rakvere peale ka. See täpselt see sama Soome vihm tuli vist. Sest ma vaatasin laivi ära ja umbes 3-4 tundi hiljem tuli selline vihm, et koos rahega veel, et ma siis mõelin, et see on Soome vihm, see tuli Soomest siia praegu. Aga ma ei tea, kas kokkuvõttes võib Soome ralli kohta öelda, et kiire ralli ei ole iga ühe jaoks? Kindlasti. Ja teate, esimest korda üle aastate jõudsin mõttele, et kas see võis liiga kiire olla. Sest me räägime iga aasta seda. Tõsi. Lihtsalt aastast aastasse muutub info kättesaadavus, autod muutuvad kiiremaks, autosid arendatakse, ja me oleme see aasta on tegelikult viimane aasta, kus minu meelest selgelt tegelikult see oli ohtlik. Ja seda oli vaadata ebamugav juba. Neid on-board'e seal laivis vaatad, seda on-board'is, mul on nii ebamugav vaadata seda. Nagu ma tean, kui väike liigutus ja see on nagu tuksis. Et neid hetkel nii palju, kus ma vaatasin, nagu ma saan aru sõita, nagu näo ilmest ja kõik, mis ta käega teeb, ma nägin, et okei, siin oli olukord liiga piiri peal juba. Ja nad sõidavad nii täpselt päheõpitud kurvid. See kiirus on lihtsalt nagu, kui üks väike element seal läheb pekki, tee muutub, kuskil on kivi, siis on kõik. Seal ei ole ruumi enam, see on nagu nii piiri peale veetud. Et ma julgen esimest korda öelda Soome ralli puhul, et see oli veits too much. Kiirused lähevad järgmine aasta alla, on ju? Jah, sellepärast mõtlesin, et see oligi viimane kord. Aga need autod on ju parema pidamisega, ralli 1, et see riskiaste jääb ikka samaks. Kindlasti, sest need autod ikkagi jäävad eeldatavalt kiiremaks, kui tänased ralli 2 autod on, et ikkagi küllaltki kiired, aga aero kaob ära, pidamine muutub. Seda tunnet enam ei ole, et kiiruskurvis auto istub maaküljest kinni. Et see on aerodünaamika töö. Kas sa usud, et Soome ralli korraldajad istuvad nüüd uue promootoriga maha ja mõtlevad, et kuidas me nüüd selle kiirus alla toome? Ma arvan, et promootor ütleb, et ärge tooge. Meile meeldib see, et rahvas vaatab, jälgib ja ta ütleb nii, et inimesed haiglasse viiaks kopteriga. Kahjuks keskmine rallifänn tuleb ikkagi vaatama actionit. Aga vaat, siis ma ütlen sellega välja, et näidake meile seda actionit laivis ka lõpuni. Ärge pange pilti kustu. Jah, see on lihtsalt eetika küsimus ilmselt, et pilt pandi kustu ju selgelt, WRC-l on, see pilt tuleb, ma pakun selline suurusjärk 20-30 sekki viivitusega meieni. Ehk neil on aega reageerida, ja kui nad nägid, et selle poole minutiga mehed pole näiteks autost väljas või mehi peab tõstma autost välja, siis tuleb see pilt seisma panna, et
me ei hakka ju avalikkuse ette tooma pilti, kus ma ei tea, võib-olla teadvusetuid inimesed tõstetakse autost välja. 1994 1. mai San Marino Grand Prix. Vaatasin oma sellest mustvalgest telekast Soome televisioonist või oli siis juba TV3-s ka ülekanne, kuidas Ayrton Senna pea oli niimoodi, kukkus niimoodi. Ja näidati. Kopter tiirutas kohal ja näitas. Päris... Et kus siis eetika oli? Siis ei olnud eetikat sellisel kujul olemas, jah. Et ma ei tea, ma ei tahaks näha seda ausalt öeldes. Ma ei tahaks. Ma peaks olema ikkagi peast veits sõge inimene, et ma tahan näha midagi sellist. Ma saan sinust ka aru. Aga selles mõttes, et okei, saite aru, kui asi oli korras, on ju, et siis mingi hetk näita uuesti. Tõsi, aga ma arvan, et võib-olla ei nähtudki seda hetke, et asi korras oleks, kui nii tuli kopter ja tõstis pikali oleva Seebi kopteri peale, et ta jalgadel ei püsinud, on ju. Ja see ka, kui algas Rally TV stuudio pärast järgmist katset, 0 sõna reporterite poolt, et midagi oleks üldse juhtunud, ainult intervjuudes. Jaa, see on tobe. Sul peab ülekanne algama Juha Kankunini intervjuuga. Ja ma arvan tegelikult, see on nagu, see oleks võinud ikka juba kajastada selgelt, sest siis oli piisavalt aega. Katse oli delay'ga niikuinii. No, sul on see info olemas, et mehed on elus. Tõenäoliselt mehed räägivad, kõik jäsemed liiguvad. Me võime rääkida sellest nüüd. Sa võidki öelda, et meil ei ole rohkem infot, püsigi meiega, saad veel vaatajad juurde. Jah. Aga jah, ütleme niimoodi, et selles olukorras, kus sa juba tead, et mehed on juba kiirabi hoole käes, on ju, nad on parimas kohas, kus olla saab hetkel, et siis kuidagi seda vaigistada on mõttetu, nõus, et siis poleks seda vaja teha enam. Kuule, meil on mõned intervjuud ka. Jaspar Vaher 3.18. Kuuleme selle ära ja äkki meil on Jaspari intervjuu kohta ka midagi öelda. Paneme käima, kõlli vahele ei tule ja play läks. Jaspar Vaher, pikk Soome MM-ralli selja taga, WRC2 4. koht. Räägi, kuidas praegu kogu sellele nädalavahetusele tagasi vaatad? Ei, väga positiivselt. Et koht olla 4. lõpuks küll paljuski läbi teiste ebaõnne, aga ikkagist seda ei oleks osanud enne rallit oodata. Ja kindlasti ka suutsime areneda päris jõudsasti, ma arvan, et eile juba pärastlõunal hakkas paremaks minema ja täna oli, ma arvan, ka täiesti okei. Et muidugi oleks tahtnud ju joona kinni püüda, aga jah, kahjuks seekord nii, et Power Stage'ile minna esimesena ikkagist teed puhastada ei ole kindlasti lihtne. Aga ei ole mõtet vabandusi otsida, 4. koht väga hea, et ise olen väga rahul. No teine WRC2 ralli üldse ja olla tegelikult ju ka kiirusega poodiumi mängus, et kui palju see enesekindlust ja nii-öelda tuhhi juurde annab, et tegelikult nii kiiresti kruusateedel oled ikkagi selgelt Toyota Yarisega tempos. Niivõrd kuivõrd tempos, jah. Mingid katsed me muidugi oleme täiesti seal top 3-s, on väga hea, aga mingitel katsetel jälle kaotame rohkem. Et eks see ongi natuke, ma arvan, kogemuse taha jääb ja kogu selle sõitmise ja kilomeetride taha. Aga kindlasti see, ma arvan, areng on iga etapiga nagu, et loomulikult sellel rallil nüüd oli lähenemine natuke teistsugune kui Rally Estonial, et siin üritasin mõistusega võtta suuri mingid nii-öelda ärevaid momente hetki ei olnud, et nii-öelda puhtalt omas tempos, et nagu ka aegadest näha, siis mingi katse, mis sobis rohkem, siis seal oli ka kohe aeg parem, sai kiiremini sõita mingitel katsetel, kus ma ei tundnud seda head tunnetust, siis lihtsalt sõitsin natuke aeglasemalt ja aeg oli ka kohe natuke tagapool, aga ei, sellest ka midagi suurt hullu ei olnud. Kas jõudsid ka nüüd punktikatse järel veel ka näiteks mentor Hännineniga rääkida või tiimiga natuke, et missugust tagasisidet oled neilt juba saanud? Ei, tagasiside on väga positiivne, et Juhoga isiklikult ma veel ei ole jõudnud rääkida, et tal oli endal ka natuke tegemist seal, aga ei, kindlasti ollakse rahul, et eesmärk on ikkagist ralli lõpuni tulla ja kilomeetrit kätte saada ja mul on väga hea meel, et ma suutsin seda seekord teha. Et see, mis Eestis tegemata jäi, siis nüüd vähemalt sai tehtud. No tänane Hiimos Jämsa 30 kilomeetrini katse, et kuidas tänane punktikatse üldiselt sulle meeldis? Ei, katse ise oli väga äge. Mulle tegelikult väga meeldis, et ütleks isegi koos Päielaga minu 2 lemmikut sellelt rallilt, et suured hüpped, kiire, laitee, kitsastee, kõike nagu oli, et väga äge. Ma selle kohta ei saa ühtegi halba sõna öelda. Mida nüüd edasise hooaja kohta öelda saada, et kuidas lähikuude programm välja näeb?
Jätkame asfaldil sõiduga sügise poole, et väiksematele kohalike rallidele, et jah, nii-öelda suurtes sarjadesse enam ei trügi. Aitäh, edu! Aitäh! Sellised mõtted siis Jasper Vaherilt. Tahad kommenteerida kuidagi? Ei, vist ei olegi midagi öelda. Mäletan, Jasper ja Romet koos käisid mul 2019. Sõitsin Soome rallit siis. Nad käisid kaasa elamas, siis nad käisid seal. Mul jooksis käigukastist õli välja, mäletan, tee ääres kuskil seal. Tulid juurde. Uurisid, mis viga värgid, särgid. Ja siis ma arvan, et äkki võis ka päiele katsele, et enne mida siis me seal jutustasime veits. Et tuli lihtsalt meelde, et äge, et nüüd ütles, et üks lemmikud katseid on. Et nad seal aastaid 6 tagasi siis viis olla. Et siis nad seal koos käisid Soome rallit vaatamas, et äge tagasi mõelda. Nüüd nad mõlemad sõitsid seal need. Aga ei, mul ei ole midagi rohkem öelda, kõik on öeldud Jasperi poolt. Kaspar ütles, et 20 minutit läheb veel Roberti intervjuuga, ma ei tea, laseme sul minna ja laseme Roberti siis siia kuulajatele lõpuga maha. Jaa, eks ma kuulan siis tagasi teel ühel hetkel kunagi. Aga me kohtume siis sinu ja kuulajatega 27. august. Väike paus tuleb. Mis teed oma suure puhkusega? Hea küsimus. See on ju su põhitöö, ju. Siin käimine. Jah, kui see nii oleks, et ma oleks täitsa õnnelik, et äkki järgmiseks aastaks panete mulle sinna natuke otsa palgale, siis saaks nii. Aga ei, toimekalt, suvi on mul kõige toimekam aeg tavaliselt, et igasugu jama vaja teha. Kas palk on ikkagi ainus motivaator? Nii kaua, kui vaata kõht on täis ja maja on köetud, et sellest mulle piisab. Ja siis pärast seda on meil veel Tšiili, 10. kuni 13. september, siis on meil see Itaalia 1. kuni 4. oktoober ja Saudi Araabia kohta täna ei oska midagi öelda. 12. kuni 15. november peaks toimuma, ütleme nii, väga veider, kui ei toimu, aga siis tahaks seda juba Itaalias teada. Jah, see peaks olema varakult. Aga me vist selle peame ka ikkagi ära mainima, et uue promootoriga on lepingud allkirjastatud, diilid tehtud. Väike üllatus oli ka minu jaoks, seal oli üks nimi, keda ma ei tundnud. Kohe ütleme. Erik Poulier kindlasti on ju läbi selle firma nimega Cosmopolis. Cosmobilis. Ma olen ütleb Cosmopolitan. Ja investeerimisfirma Park Square Capital. Ehk nemad siis paneb papi alla, ja Cosmobilis juhib. Ma arvan, et nii saab olema. Plaanid on suured ühesõnaga, mulle tundub. Vähemalt jutu järgi. Kõik, mis seal välja lugesin, et... Aga mis sa välja lugesid? Mina ei luge midagi. Ei, kõik üldine möla, et tuleb äge ja parem kui kunagi varem ja kõik see muu pläma juurde. Aga utreerime. Ma ka hommikul arutasin sinu inimesega, et mis see nagu parem saab olla siis või kuhu edasi on minna, mida peaks muutma? Ma sain aru, et esimene asi on lihtsalt see, et iga ralli peab olema nagu mastaabilt sisuliselt, ma toon nüüd ise, lisan siia selle osa, et nagu Rally Estonia. Aga nimeta ralli, mis seda pole olnud? Enamus rallid. Actionit on ju igal pool. Actioniks, aga see, et see ralli tuleb rahvasse tuua, tuleb show'd teha, tuleb näidata. Enamus rallid ei ole sellised. Ma arvan, võtame, Soome on nüüd viimasel ajal nagu paremalt, ma arvan, et 5-6 aastat tagasi oli Soome ka päris õudne. Poodium oli päris tore ju. Ja, ma räägin, poodium Bajari sõitis lavale ja rääkis seal oma jutt. Täitsa, ma arvan, võrdväärne Eestiga. Mõned aastad tagasi mina sõitsin viimati Soome rallit, siis see finiši poodium oli selline, et tellingud olid nii kitsad, väikene tellingud olid pandud nagu väike ülesõit, sisuliselt nagu üle lamava politseiniku sõidaks. Anti mingisugune, ma ei tea, kas on mingi lipp oli või midagi, ei olnud seal vist midagi. Ühesõnaga seal samas paviljonkis ei olnud kuskil kaugemalgi see. Sõitsid oma üle krambi. Ei taha midagi öelda Võru ralli kohta, aga nagu Võru ralli poodium on. Kurat, ma arvan, et isegi Võrus on lähedam olla, sest meil paviljonkis, et Võrus oli Võru kesklinnas. Ärge saage varsti, Võru ralli oli väga ralli. Et Võrus vähemalt on kesklinnas, vaata, siis tol ajal oli Soomes visati sinna paviljonkisse mingisse kuradi ma nendesse anti Mippel kätte ja? Põhimõtteliselt anti miski kätte ja taega, et... Oli sul midagi võtta sealt kätte või? Ja. Kolmanda koha karikas küll. Mis klass? Junior WRC.
jah. Et aga mis sa nagu teles tahaksid teistmoodi näha? Pean ütlema, et ma ei tea, mitmed rallid see funktsioon, et saad ralli TV ajal vaadata splitte. jah. See on äge. Tead, ma arvan, et sisuliselt ei pea nagu see, mis on hea, aga võib-olla täpselt, mida me oleme kogu aeg rääkinud. Kaameranurk jääb vahel väheks, vahel meil on ainult on-board, vahel meil on ainult helikopteri pilt, on ju. Aga siis peakski tulema see, millega on juba palju aega tööd tehtud. Pigem nagu me võime tuua võime midagi ära kaadata. Minu arust helikopteri pilt võib-olla ei olegi enam kõige tähtsam. Kaamera, see kiivri vaade oleks tähtsam. Midagi action cam'i nii-öelda. Panid tähele, täna ei olnud näidatud starti. Ei pannud tähele. Katse käib juba 3 minutit, aga tegelikult sa ei tea, kas see käib. Siis, kui pilt autosse jõuab, siis alles saad aru. Aga vaata, näidati ju vanasti meile ikkagi nagu stardis, kus pandi minema ja tolmu lendas. Ei suutnud ära registreerida. See on niisugune väga väike asi. Aga ei, ma ei tea, eks neil on endal see action plan laual, et mis täpsemalt... No, ma ootaks ikkagi dokfilmi Netflixi. No see kindlasti, et see tuleb nagu suurema publiku ette saada, aga vaadates, mis asju Netflixi pannakse, siis ei tohiks olla mingi probleem. Et kui sinna läheb mingisugune igasugusest alast on midagi. Iga riigi mingisugune too hot to handle on seal, on ju. Et mille vaatanumbrid, no ma ei usu, et keegi vaatab mingi viimati ma vaatasin mingi, ma ei vaadanud, tähendab, tuli ette. Ma ei vaata, ma super oot. Ja mul naine seal klõpsib neid suhtesaateid ja siis seal oli mingi Poola suhtesaade ja mingi jagati välja mingi 10 000 slotti ja ma ei tea, mitu eurot see on. Aga nagu, ma ei kujuta ette, mitu inimest seda vaatab. No. Poolas võib-olla 5-10 000 inimest vaatab seda, mitte rohkem. Et ma usun, et Netflixil maha müüa ikkagi WRC enda sari ei tundu nagu liiga keeruline ülesanne, et kui meil on YouTube'is, me näeme episoodidel, ma arvan, suurtematel või esimesed episoodid, ma arvan, et oli ligi 1 miljon vaatamist talle. Et see on, ma arvan, päris okei. No USA-sse tuleb minna raudpolt. Kindlasti. See on niisugune uus turg, mis toob lihtsalt. Ja. Sa ei tea, kuidas see seal buumib, on ju? Ja, täpselt. Uut publikut. Ja üks mõte viskab, kurat, paneme saate kinni varsti parema. Üks mõte täna tuli jälle Oti tulemusi vaadates 2011, et oli selline asi nagu WRC Faffe ralli sprint, mis mul praegu viskas ette, et täpselt need lühiformaadid, mida tahetakse teha, aga miks täpselt see Portugali ralli eel oli sprintralli, mille ees kui tol hetkel nagu, see oli lihtsalt nagu... Ta oleks punkte ka sellest. Miks mitte punkti jagada? Sest tol hetkel nad kõik, sisuliselt käisid kõik seal. Ott ka käis. Enne Portugali rallit sõideti Faffe ralli sprint kaasa. Miks mitte, me võtamegi siis... Kõik WRC autod peavad sinna minema. Jah, aga me võtame ühe katse. Me sõidame näiteks Rally Estonia eel. Palju nad nühkisid seda... 3 läbimist. Rally Estonia eel sõidame näiteks Otepää kiiruskatset. Kõik, 3 korda. See on eraldi etapp, me jagame eraldi punkte. Mingi esmaspäeval siis või? Mina ei tea, millal. See... Tehti päev lühemaks, meil on 1 päev üle ju. Põhimõtteliselt. Aga see on tehti sellepärast lühemaks, et sõitjad saaks tulla koha peale. Et saaks kodus olla... No aga nüüd me tõmbame 2 etappi ära, on ju. No ma räägin Estonia puhul, see pole vajalik, aga võib-olla kaugema piirkonna mingi Lõuna-Ameerika või üldse Põhja-Ameerika või kuskil mujal. Et tekitada see, kui me juba nii kaugel oleme, teeme siis selle sprindi ka vahele. No lihtsalt tekkis mingi mõttekoht, kui ma neid tulemusi vaatasin. Oti intervjuud Dirtfishile nägid? Jaa. Mis sa arvad viimasest vastusest? Kas tuleb tagasi või tule? Mõnus muie oli. Jah. Ei olnud sellist, et ma ei tea praegu, jah. Ma ütleks küll, et võiks tulla, aga Kalle Roompera mingid uudised, mis lekivad, tunduvad ka sellised, et tal on laual 2 varianti, kas tuleb tagasi WRC-sse või vekki, on ju. Et formeli teema on laualt maas. Kui ta tagasi tuleb... Jah, et kui ta tagasi tuleb, nüüd on tänase, ütleme, ralli järgselt, kui kas Seeb tahab taga, Seeb ei tule tagasi järgmine aasta, ma olen selles üpriski kindel. Et just kui siis ikkagi kohta võiks nagu olla. Kuule, aitäh sulle ja kuulajad saavad siia boonuseks veel Robert Virvese. Jaa, Roometi ikkagi. Või Roberti või? Roberti. Roberti. Enne sa ütlesid Roomet. Ütlesin või? Roometi võib-olla tuleb ka, aga Roberti intervjuu laseme siia maha. Tai, kohtume, kuuleme juba järgmisel rallil, mis iganes, mis kuupäevad sotsid. 27. august. Adieu. Ja, tšau. Robert Virves, õnnitlused. Hooaja 4. WRC2 võit on käes. Nüüd võitsid Soomes kõvade konkurentide ees. Kui magus tänane esikoht sul on? Jah, kindlasti me peame rahul olema punkti saagiga. Et ralli kulg ise oli võib-olla keskmisest veidi teistsugune. Et oma jagu oli nii-öelda
kõrvalisi võib-olla mõjutajaid vahepeal, et eile meil ei läinud võib-olla kõige paremini seal nominaalajaga ja täna siis vastutasuks Teemu sai karistuse eilse eest, et lõpuks saime omale, mis nagu alguses pikalt tundus, et on juba olemas. Et lõpuks peame rahul olema. Ma saan aru, et te ise vist eilsest protesti esitanud, et kas ta üldse oli see eile õhtul karutluse all? Protest. Selle nominaala osas või eile veel mainisid, et nüüd te vaatate tiimiga üle, et kas seal on põhjust midagi teha või mitte? Lõpuks ma ei tea. Enamus on tiimitöö selles suhtes. Et minu teada ei ole keegi midagi protestinud. No täna millal sina teada said, et Suninelil tuli omakorda 30 sekki trahvi, et sa oled jälle liider, et millal sa ise teada said ja kuidas see välja nägi? Ma arvan suht kohe, kui see dokument tuli, et see oli enne viimast katset. Sa võtsid täna kaasa 2 varurehvi, et kas see oli juba otsus, mis oli puhtalt tiitleitlust silmas pidades, et hoida riske võimalikult väiksena? Ma arvan küll, jah. Ise ma sellel ei näinud pointi, aga jah. No isest 4 punkti rallit, 4 võitu, et hooaeg on ju alanud fantastiliselt, et kuidas sa kogu sellele viimastele kuudele tagasi vaatad ja praegu ju tegelikult 3. ralli järjest esikoht. Jah, aeg lendab, et päris tegus aeg on olnud ja kõvasti tööd ja kõvasti vaeva on nähtud, et kindlasti on väga hea meel ja kergendus, et asjad õiges suunas liiguvad. No 4 ralliga 4 võitu, oskasid sa hooaja eel millestki sellistest üldse unistada? Eks ma usun, et unistustes ikka oli kuskil või on, et jah, võib-olla kui sa alguses sellel mõtled, siis tundub üpris ebareaalne, aga kuidagi on õnnestunud. Rääkides natuke tänasest päevast ka, siis Hiimos Jämsa 30 kilomeetrini katse, et nüüd kui seda sai ka täiskiirusel sõita, et kuidas punkti katse meeldis? Ma usun, et üks lahedamaid katsed, mida sõitnud olen, et päris tegusad 30 kilti, et väga vahelduvad ja ütleme siuke korralik või tõsine Soome katse, et mulle väga meeldis ja ma arvan, et pühapäeva meestes ka päris okei lahendus, et siukest katset sõita 2 korda. Nüüd Paraguay rallina on natukene aega, et kas saad ka korraks hinge tõmmata, kuidas see vahepealne aeg välja näeb? Ega väga ei saa, et mingeid kohustusi on rohkem kui küll juba ees. Ja nüüd 2 Lõuna-Ameerika rallit, et isest mis mõtetega sellele sügise algusele või suve lõpule vastu lähed? Eks järjekordselt lähme ja proovime endast parim anda, et Paraguay on meile eelmisest aastast tuttav ralli ja ralli, mida ma kindlalt kõvasti nautisin, et kindlasti sihime tugevat tulemust ja samuti ka Tšiili, et okei, teed on küll vähe teistsugused ja käinud me ei ole seal, aga nii palju kui näinud, siis ma usun, et võiks sobida meile. Aitäh ja palju enne veel võidu puhul. Aitäh. Kuues käik.